Sõbrapäev jõudis Eestisse alles 1990 aastate alguses ja sai siin sõbrapäeva jooned. Aastal 2016 peab sõbrapäeva vähemal või rohkemal määral iga eestlane. Ja igal koolil on omad kombed, kuidas sõbrapäeva tähistada. Lähmegi vaatame täna, kuidas tähistab seda päeva Räpina ühisgümnaasium ja Petseri 3. keskkool. Milline on kõige parem kink sõbrale või kallimale sõbrapäevaks või siis valentiinipäevaks? Ma arvan, et see on nagu kõikide kingitustega alati, et see on midagi sellist, mis mulle meeldivad tohutud kingitused, mis on ise valmistatud näiteks või siis on kuskil kellegi meistriga näiteks niimoodi lihvitud täpselt selliseks, mis just sellele kingituse saajale kuidagi võiks sobida. Et see oleks selline ainulaadne, et ma ei ole otseselt selliste, ütleme, nii-öelda laiast kaubandusvõrgust ostetud kingituste fänn, kuigi kui see on nagu piisavalt äge asi, siis ma võtan vastu ja meelega võib tuua. Sõbrapäev on ka nende inimeste jaoks, kes võib-olla oma perega igapäevaselt kokku ei puutu, hea võimalus, ma arvan, selline perekondlik kokkusaamine teha. Aga mida kallimaga koos? No kallim loomulikult kuulub ka sinna pere hulka, et kindlasti oleks see ka tore, kui ma hommikul talle ütleksin tšau ja läheksin siis ema ja isa ja nendega sööma kuskile ja tema kodus seni kaua toimetaks, aga see oli nali muidugi. Selle aasta sõbrapäev on erilisem sellepärast, et tegelikult me tähistame ju Räpina ühisgümnaasiumi ja Petseri 3. keskkooli 15. sõprusaastapäeva ja see on ikka põhiüritus ja lisaks siis 13. sõbrapäev, sellepärast ongi ta eriline. Mida sõprus Petseri 3. keskkooliga on andnud Räpina noortele? No seda peaks vist oskaks noored, ma arvan, kõige paremini öelda, aga mida nad on andnud? Esiteks, ma ei usu, et kuskil Eestimaal on noortel nii suur võimalus käia teisel pool piiri, õppida meie lähinaabrite kultuuri, käia, saada väga suure esinemiskogemusi, suhtlemisoskust, õppida keelt. Ma arvan, see ongi kõige olulisem ja põhiline on see läbisaamine omavahel. Mis on sinu arvates hea sõbra tunnused? No ma arvan, et hea sõber peab olema eelkõige hooliv ja andma teistele sõpradele aega, et panustama sõprussuhtesse. Hea sõbra tunnused on kindlasti see, et kui sa oled hädas, siis ta ilmselt aitab sind. Teda saab usaldada, ta ei vea kunagi alt. Sõbralik, lahke, abivalmis. Milline on sinu jaoks ideaalne sõbrapäev või siis koos kallimaga valentiinipäev? No ma arvan, et see on üks kallimaga muidugi kahekesi koos oldud aeg, kas mõnes mahajätud kohas, kus te saate kahekesi olla, nautida, olla hetkes ja tõeliselt sellest võita. Sõpradega ma arvan, et kindlasti sellises keskkonnas, kus te varem võib-olla ei viibi, et näha midagi jälle uut, et anda sõprusele midagi juurde sellega. Rahulik ja mingi enda kõige kallimaga pead vist olema. Aga no minul kallimaid ei ole, seega ma olen sõpradega. Väljasõitudel kuskil nagu koos sõpradega. Pidudel paneme pidu, tantsime. Mis kõige parem kink on? No tüdrukule, mis on, ma leidsin, et võiks kõige parem ja poisid on tihti tahavad väga odavad olla, et kõige parem kink kallimal oleks üks tavaline massaaž, üks tavaline nauding neile. Enda poolt või massööri poolt? No ma arvan, et kui sa oled ikka mees, siis enda kätega oleks väga hea, kui sa oskaksid seda teha. Ma ei teagi, šokolaadi.
lihtsalt see, et sa oled tema vastu aus ja nagu tema saab sind usaldada täpselt samamoodi. Lahkus. А сегодня мы приехали сюда из России, из моей школы, на концерт и выступали здесь. Какие качества самые важные хорошего друга? Ну, в первую очередь, хороший друг должен быть ответственным, чутким, понимающим. Он всегда должен уметь протянуть тебе руку помощи, когда это важно. Как важны для вас друзья? Для меня очень сильно важны друзья. Это часть меня, это моя душина и мое все. А как вы отмечаете День Святого Валентина? Ну, особо сильно я никак не отвечаю, потому что у меня нет молодого человека, но в школе у нас проводятся различные мероприятия, где ученики могут как-то поделиться своей симпатией, выразить кому-то ее. А как вам нравится сегодняшний вечер? Мне очень нравится сегодняшний вечер, и выступление, и вообще все. Здесь приятная атмосфера. 13. maakondlik sõbrapäev ja 15. sõprusaastapäev Petseri 3. keskkooliga on lõppenud. Inimesed olid õnnelikud, saime uusi sõpru ja loodame, et järgmine aasta tuleb veel vingem üritus.